hommikust, sõbrad. Täna on 14. juuni ja tulin ühe järve peale, mis on siiamaani minu jaoks nagu selliseks müstikaks jäänud, et ma tean, et siin on suurt kala, suuri ahvenaid, aga mina siit pole isegi korralikku haugi saanud. Ja mõtlesin, et tulen ikka jälle ja proovin ja uurin. Kell on 5 hommikul ja õnnestus isegi ühest tanklast saada üks croissant ja kohvi termosesse, et väike hommikusöök ja siis hakkan uurima seda asja. Täna mul ei ole kindlat plaani, mis kala ma taga ajan, et siin järves leidub ahvenad, haugi, koha. Et panen valmis igaühe jaoks ühe ridva. Aga hea tisu praegu. Ohohoho. Nice. Vaat nende järgi ma siia tulin. Nice. Need poisid. Nende pätsikute järgi ma siia tulin. Viskan mõõdu lauale ka kiirelt ja mõnus selline 36 sentimeetrit. Läheb 36 sentimeetrit. Mõnusalt vaikselt läheb seal. Jälle läks. Mis on? Mis asi see on? Miks ta, kuidas see võimalik on? See on juba, ma ei tea, mitmes kord. Ei, näe. No öelge, mis asi see on. Kohe näha on, et siit on naksti fluoro läbi, no. See on 0,30. Hea küll, ma nüüd vahetan ringi, ma panen 0. Ma panen 0 selle mingi 343. Lihtsalt naks ja leind.
Oh. Kell on saanud 10. Olen järvel olnud umbes 4,5 tundi. Ma olen saanud 2 ahvenat kätte. Üks oli selline natukene kobedam, mis ma mõõtsin siin 37 sentimeetrit äkki. Aga pole see, mille järele ma tulin. Teine oli selline lihtne pannikala. Siis mis on juhtunud on 4-5 korda on käinud keegi ja löönud lanti. Lihtsalt tonksanud ja kogu lugu. Aga kes need on, et ma tean, et siin järves on ka koha, et kas see on siis pisike koha või no haug oleks haug, ampsaks ära ilmselt. 5-3 võtaks ikka ära landi, et praegu on selline meeleolu, et ma olen siin järvel käinud vist äkki 4-5 korda. See ongi vist 5. kord. Ja ei saa tulemust. Kindlasti Viljandjärve hundid siin kõkutavad omaette praegu seal teleka ees ja aga jah. Ei muugi lahti seda järve. Kala on, näen loodiga kala. Enamjaolt see kala kohe kihutab põhja ära. Ja põhjast teda enam ei huvita miski. Ja need, kes lennus on, siis need ongi need, kes käivad nagu taksavad, jooksevad järgi. Ja ei midagi. Aga ma proovin veel. Nüüd oli jälle see olukord, et oli ilus kala, nii kui ma laivi peale keerasin. Ta oli 2-3 meetri peal, sügavust on 10 meetrit ja kohe langes põhja ära jälle. Ja kell on saanud 11 ja kalad endiselt lihtsalt põgenevad mu eest. Paar ahvenat on, ega suurt midagi ei ole. No nii, Viljandjärve pealt sain maha nüüd. Kell on 1:30 põhimõtteliselt, et hommikul olin ma 6:30 peal. Arvutage ise, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:10, 11:00, 12:00, 1:00.
ütleme siis jämedalt 7 tundi. 7 tundi kammisin ma taaskord jälle seda müstilist järve. Ja mis mu saagiks on, nagu videost nägite, 2 ahvenat. No üks oli selline ahvena mõõtu isegi 37 sentimeetrit. Teine oli selline tavaline fileekala, mille nagu suurest veest võtaks kaasa. 10-15 tükki teeks fileed ja oleks mõnus praadida. Igatahes Viljandi peal olen ma nüüdseks käinud paadiga 4 korda, talvel käisin ka 2 korda ja iga kord on minu saagiks kas 1 ahven või 2 ahvenat. Ma ei tea, kas ma leian kunagi motivatsiooni siia tagasi tulla. Kuidagi peab ju saama. Loodiga kala näen. Täna hullult liikus kala. Et jah, kui seda ründavat ahvenaparve märkad ja sinna viskad, et siis saad, aga niisama seisvat kala, no ta ei võta. Mingi lugematu arv kord oli, kui keegi jooksis landile järgi, lõi ninaga taks ära ja kõik. Ma ei tea, ma arvan, et need siis olid ahvenad, sest aug oleks, no nendest lugematust arvudest pooled oleks ikka aug ära ampsanud, et jah, homme plaanin minna nii-öelda enesetõestuseks, eneserahustuseks oma kodujärvele jälle kätt proovima, et vaatame, kuidas seal läheb, et ilmselt saab siit 2 videot kokku lõigata, et tänasest ei ole nagu suurt midagi näidata teile, et istusin ja kündsin seda järve risti põiki seal. Ja vaatame, mis homme saab.